naabrist parem 2026. Võidu on kahtlemata auga välja teeninud võrkpallurid. Alates eilsest õhtust saavad võrkpallurid ehk Keidi Kruusandi ja Teet Hansen ametlikult kinnitada, et televaatajate valikul on just nemad naabritest kõige paremad. Ma rohkem harjutasin seda kaotuskõne. Me mõtlesime, et nutame lihtsalt siin natuke aega ja siis. See ei ole kohale jõudnud. Aga ma mõtlesin, et järgmine aasta uuesti. Et kui see aasta ei lähe õnneks, siis järgmine aasta uuesti. 10 korda naabrit paremad. Võit tähendab, et 10 nädalat Hausersi uus loo kinnisvaraarenduses ehitamist, sisustamist ja meisterdamist läks asja ette. Võrkpalluritele kuulub magus hinnasoodustus ja kogu endi loodud korteri sisustus kogu väärtuses umbes 30 000 eurot. Kuidas te võitu tähistate? Mis te teete? Me ei ole üldse mõelnud nii kaugele, aga ma arvan, et naabritega koos. Ja kindlasti tähistatakse ka sõprade ja sugulastega, kes võidupaari telefonid punaseks õnnitlesid. Siin on nii palju, et ma ei teagi, kes esimene oli. Saade kujunes tasavägiseks, sest kogu hooaja jooksul tuli osalejatel tõestada nii oma ehitusoskusi, nutikust kui ka võimet pingelistes olukordades koostööd teha. Valmis said omanäolised kodud, mille puhul hinnati nii funktsionaalsust, nutikust kui ka terviklikku sisekujundust. Nuttu kindlalt ei tule, ma ütleks. Ma võtan jälle Kadrilt kõik sõnad suust ära, ma ei lase tal üldse rääkida, aga tegelikult ma arvan, et võit läks väga õigesse kohta. Miks? Sellepärast, et nad on kõige siiremad olnud. Esimesest hetkest peale nad on kõige rohkem vaeva näinud tegelikult. Me tulime sinna, nad olid seal, me läksime sealt, nad olid seal, et Nad olid hinge ja südamega seal terve aeg juures ja tegelikult isegi, minul ei olnud sellist tunnet, et me võiksime võita, ehk siis mul oli terve nädal, terve päev oli nagu väga suur rahu, ehk siis ma üldse ei arvannudki, et ma ootaks võitu. Ja ma mõtlesin, et kui peaks olema mingi apsakas, et me oleks võitnud, siis ma isegi mõtlesin selle pealt, et annaks kellelegi teisele, et nagu ma nägin seda siirust ja rõõmu, mis neil oli, et nad olid väärt seda. Nagu vahet ei ole, kes võitis, me peame 2 kuud ikkagi enda üle uhkust tundma. Igatepidi on tegelikult positiivne kõik, mis sealt saatest kaasa võetud on. No ma olen väga tänulik sellele, et kusagilt mujalt võib-olla sa ei saa seda kaamerakogemust ja seda julgust. No see oli ikka väga äge projekt, nagu tõesti ei vahetaks seda millega vastu, et kõik need magamata ööd ja kõik see vaev ja raskus on juba unustatud, et minu arust see oli üks ägedamaid asju, mis me koos nagu teinud oleme. Ja me oleme väga palju ägedaid asju koos teinud. Sa saad enda kohta nii palju rohkem teada. Sa õpid enda kaaslase kohta, enda kohta sellistes olukordades olla, kus sa muidu tavaliselt ei ole, et see mugavustsoonist väljas ja nagu koged selliseid mõtteid, emotsioone, tundeid, mis sul pole õrna aimaga olemas on. Mälestusi ehituskevadest on kõigil palju. Ja eks kaotus on seda valusam. Selle kõige juures loodavad austraallased, et uus omanik oskab nende nähtud vaeva hinnata. Me loodame, et ta kutsub meid külla ja tahab meiega tutvuda, et need, kes selle kodu on loonud, et tahab nendega tutvuda. Ja me saaksime iga nurga kohta rääkida mingi oma nalja, mis meil juhtus. Aga kui te näiteks oleks saanud mitte enda korteri valida, vaid kellegi teise kodu endale osta, kelle oma te oleks valinud oma konkurentidest? Suuruselt austraallaste oma, aga tuvikeste oma oli ka väga äge, see pöörletelekas on väga äge ja kõik on ilus ja... Mulle toonide poolest meeldis austraallaste oma ka. See teine korter, kus on rohkem tumedat. Järgmisena tume korter. Millal te sisse kolite? No vaatame, meil on hetkel on üks kodu, et siis tuleb nüüd vaadata, kus see mida, aga nagu tänu sellele võidule me saame üldse osta nüüd selle kodu. Poleks me võitnud, siis me ei oleks saanud seda osta. Meil olidki läbirääkimised ja kui me ei oleks võitnud, siis oleks olnud väga kahtlane, et oleks pidanud röövima minema kedagi. Naabrist parema tänavune peatoetaja oli Hausers, finantspartner Inbank ning ehituspartner Bauhof.